olen Päkapikk Mette ja täna räägin ma sulle põnevaid lugusid, kuidas me elame Päkapikulas. Meil on praegu jõuluajal tegelikult väga kiire, sest me peame väga palju kingitusi pakkima, piparkooke küpsetama ja me peame ka kuusekesi metsast tooma. Jõuluvana jätab meile alati hästi palju ülesandeid, aga me saame kõigega hakkama. Pole mitte midagi hullu sellest. See, kuidas me Päkapikulas elame, on tegelikult kõik kirjas selles vahvas suures raamatus, suur jõuluraamat, mille on teinud Ene-Maris ja Tarmo Tali. Kui sa leiad selle raamatukogust, siis sa saad lugeda siit veel palju päkapikkude kohta. Iga kord jõuluajal on meil vaja teha suur koosolek. Me istume päkapikkudega kõik ühe laua taha maha ja arutame, mida tähtsat meil veel on vaja teha. Nägid, siin oleme me kõik ilusasti reas. Meid on päris palju ühes kodus ja teises kodus on veel rohkem. Aga kas sa teadsid, mis on päkapiku jaoks väga oluline? Ei teadnud. Päkapiku jaoks väga oluline asi on tema müts. See kaitseb teda. Kui sa näed sellise terava tipuga päkapiku mütsi, siis see tähendab seda, et need päkapikud on jõuluvana abilised. Ja me ei pea mitte midagi kartma. Meil ei ole ühtegi vaenlast. Aga väga ettevaatlik tuleb meil olla kasside ja kullidega. Ja teinekord on meie vaenlased ka härjapõlvlased. Nemad ei ole üldse päkapikkudega sõbralikud ja nende eest peame me ennast väga kaitsma. Aga täna ma loen sulle siit raamatust ühe loo Piilur päkapikkudest. Kas sa tead, kes on piilur päkapikud? Ei tea. Piilur päkapikud on sellised päkapikud, kes käivad laste akende taga piilumas. Me teame kõike, mida lapsed kodus teevad. Me peame kõik selle kirja panema. Kõik see, mida nad on hästi teinud ja ka natukene halvemini, mida on teinud. Me paneme kirja isegi selle, kui sa vahel hästi palju jonnid. Või kui sa oled väga kade või kuri oma sõpradega, siis me peame selle ka panema kirja. Me paneme isegi kirja selle, kas sa pesed õhtul hambaid või poed vupsti voodisse ja su hambad jäävad pesemata. Selle peame ka panema kirja ja jõuluvanale kõik ette rääkima. Kas sa nüüd oled valmis kuulama lugu Piilur päkapikkudest? Oled? Kohe ma loen sulle. Piilurid. Päkapikk Pepe on õhtuselt piilumiskäigult tagasi. Nüüd klõbistab ta laste käitumise vaatlusandmed targa arvuti sisse tallele. Ta trükib Tuuli nime ning ekraan täitub ristimärkidega, mille seas vaid mõned üksikud miinuskriipsud. Piilur lisab eelmiste päevade tähelepanekutele täna õhtused. Panem nii kirja. Tubli Tuuli, väga tubli, on Pepe tüdrukuga rahul. Järgmisena kirjutab ta Mihkli hinded. Mihkelgi on hea laps olnud. Pepele ei meeldi ainult, et poiss südaööni televiisori ees istub. Pärast on unimüts nii väsinud, et jätab mänguautod mööda tuba laiali. Kauri pärast on vanal Piiluril aga tõsine mure. Väike sõber ei taha sugugi hambaid pesta. Pisikud on tema puri hammaste sisse juba pesagi ehitanud, aga poiss kardab hambaharja nagu välku. Sel kuul seisab tema hambapesemise real juba 14 laitust. Jõuluvanale pesemata lapsed ei meeldi, teab Pepe. Ent Piilur peab oma töös aus ja täpne olema ning jõulutaadile üksikasjalise aruande esitama. Selle järgi otsustab taat, kes on kinki väärt
kes mitte. Et Pepe tööhoogu sattudes õhtusöögi sootuks unustab, on viimasel ajal tavaline. Seepärast saadab Munde talle kassupoisiga Karaski kääru ja suure kruusitäie piparmendi teed. Poiss paneb aurava kruusi Pepe ette lauale, ise aga kiikab üle piiluri õla arvutiekraanile. Mida sa teed? Ei saa väikemees numbriteta liitmisest lahutamisest sotti. See oleks nagu mingi salakeel. Töötlen vaatusandmeid, kostab Pepe prillide tagant ning hoiatav sõrm viibutab küsija poole. Piilurit ei tohi nii tähtsa töö juures segada, tuletatakse uudistajale meelde. Kassu püsibki mõne hetke vagusi. Arvutis aga sünnib jälle midagi põnevat. Kõlab kutsung ning ekraanile ilmub tekst. Saaremaa, Mustjala, kell 20:45. Teade Kaarupilt, lausub arvutimees rohkem iseendale kui Kassule. Kohe saame teada, mida tal Mustjala laste kohta öelda on. Jälle seesama ristide ja kriipsude rida, millest Kassu aru ei saa. Pepe aga küll. Ta loeb läkituse läbi ja jääb rahule. Seekendab nimede ja aadressidega, liidab ja lahutab ning küsib siis kavalalt. Arvad sa, et Mustjala sai oma nime selle järgi, et lapsed seal jalgu ei pese? Vale jutt. Kaarupi andmetel on saare lapsed puhtad nagu kalad. Kassu satub segadusse ega tea, kas päkapikk teeb nalja või räägib tõsiselt. Kimpus oli ja ilmet märgates tõstab Pepe ta enda põlve peale ning seletab. Rist tähendab eeskujulikku käitumist. Miinusmärk vastupidist. Laps jättis oma kohustuse täitmata. Et sidepidamine kiiresti ja hõlpsasti käiks, kasutavad piilurid niisugust kokkuleppekeelt. Kus sul hinded muidu meeles ei püsi, et pead nad selle ristapuu sisse kirjutama, pärib poiss, kui Pepe järjest uusi laste nimesid ekraanile kerib. Päkapikkudel on väga hea mälu, kuid ikkagi võib mõni oluline seik meelest minna. Arvuti ei unusta kunagi midagi. Vaata. Iga lapse jaoks on avatud justkui väike mälusahtel, mida meie, piilurpäkapikud, igal õhtul täidame. Kui jõuluvana laste kohta aru pärib, otsime neist sahtlitest hindelehed välja ja jõuluvanal on kohe selge pilt, missuguse lapsega tegu. Võta mind ka piiluriks, nurub Kassu. Kannata, kõikidest päkapikulastest saavad suureks kasvades piilurid. Saab sinustki. Kuidas me muidu kogu lasteväe käitumist kontrollida jõuaksime? Vaatlejad peavad ju postil olema igal jõulukuu õhtul ja igas Eestimaa paigas. Mõnikord tehakse ühe päeva jooksul isegi mitu piilutiiru, et laste kohta antud hinnang igati õiglane oleks. Üksteise järel saabuvad teated Naatanilt Pärnu linnast, Pärdilt Peipsi äärest ja Alutaguse laantest, Pörrilt Võrumaalt ja Timoteuselt Virumaalt. Vaid matuhinded Tallinna Kristiine ja Kalamehe kandist on veel puudu. Pepe ootab kokkulepitud sideaja lõpuni, pisut rohkemgi. Aga Matu arvutilehekülg on endiselt tühi. Pepe sõrmed hakkavad närviliselt vastu lauda trummeldama. Kas midagi on juhtunud? Sööndab Kassu arglikult küsida. Pepe ei vasta. Täiesti võimalik, järeldab poiss. Kodustelt kuuldud juttude järgi teab ta, millised hirmsad ohud piilureid teel valitsevad. Kõrge akna taga ronimine või tugeva tuulega puu otsas konutamine on kunstükk omaette. Pimeda soovis ekslemine nõuab julgust ja osavust. Autode rägast teed otsides võib kergesti rataste alla sattuda.
Kassu silme ette kerkivad pildid, mis ta südame ärevalt puksuma panevad. Just samal hetkel, kui Pepe tahab kadunud mehikest otsima minna, astub Matu uksest sisse. Lõpuks ometi, hüüab peapiilur etteheitvalt, sest ta ei armasta hilinemist. Kanna ette, mis sulle laste juures silma hakkas. Alati rõõmsameelne Matu on kuidagi kohmetu ja ebalev. Selle asemel, et vaatluslehed Peppele anda, peidab ta neid selja taha. Näita, mis sul seal on, nõuab Pepe. Mureliku mehikese käsi tõuseb vastumeelselt pabereid ulatama. Pealik haarab lehed enda kätte ning heidab neile kiire pilgu. Kulmukaarte kerkimine reedab, et miski siin ei meeldi talle. Ta haarab prillid, sest ei usu oma silmi. Pinevas vaikuses küünitab Kassu end hindeid vaatama. Puha miinused, kohkub ta. Kas sa siis laste juures midagi kiiduväärselt ei leidnud? Uurib Pepe Matult. Pepe mäletamist mööda pole seni kellelgi nii halba päeva ette tulnud. Märkasin küll, kostab napp vastus. Viivu väreleb sära Matu silmades, kuid kustub siis jälle. Ta ohkab. Aga need on asjad, mida meil ei ole vaja hinnata. Kassu ei taha kuidagi uskuda, et lapsed kunagi hambaid ei pese. Ei, hambaid pesemas Matu lapsi ei näinud. Ja mitte ükski ei korista tuba ega lähe õigel ajal magama, kontrollib Pepe. Ei, ohkab Matu südame põhjast. Kaaslastel pole põhjust sellest kahelda. Kas nad siis kogu aeg ainult jonnisid? Küsib Kassu. Jonnisid, nutsid, koguni kisasid, lausub Matu. Kui nii, siis tuleb neile ka vastavad hinded kirjutada. Otsustab Pepe ja tirib laitust tähendavad kriipsud arvutisahtlitesse. Matul on kahju seda vaadata, ta anub. Tegelikult olid kõik lapsed head ja armsad. Kas sa ikka pead kõik miinused ausalt kirja panema? Mis mõttega me muidu vaeva näeme ja piilumas käime? Lapsest endast oleneb, kas talle on põhjust jõulumeest külla oodata või mitte. Pepel on tuline õigus, tunnistab Matu. Ometi on tal lastest kahju. Ta tõmbub kaugemasse toanurka ja jääb sinna õnnetuna küssitama. Trükkimisega valmis tahab Pepe arvuti kinni panna, kuid tabab end kentsakalt mõttelt. Ta pöörab toolil ringi ja viipab Matu enda juurde. Kui need sinu võrukaelad jätsid tegemata kõik, mis lapse kohus, mida nad siis terve pika päeva tegid, tahab ta teada. Esimest korda sel õhtul ilmub Matu näole naeratus. Nad sõid ala lõpmata, magasid, siputasid ja kõristasid voodi külge riputatud mänguasju ning naersid laginal, kui isad-emad neid hüpitasid, jutustab ta õhinal. Kui te vaid teaksite, kui vahvad need juntsud on. Sa piilusid siis ju beebisid, hüüatab ülempiilur. Beebisid, jah. Nad meeldivad mulle nii kangesti, et võin neid lõpmatuseni vaadata, seletab Matu. Iga lapse akna taha poleks ma nagunii jõudnud. Nii ma siis mõtlesingi, et jälgin täna ainult beebisid. Pepe haarab 2 käega peast. Kuidas ta seda kohe ei taibanud ja pahvatab naerma. Tita, teil ju polegi hambaid, pugistab ta naeruhoogude vahele. Ja kuidas nad koristada saaksid, kui nad veel kõndidagi ei mõista,
Minu viga, Matu. Ma oleksin pidanud sulle ütlema, et beebisid pole vaja piiluda. Nemad ju jõuluvana erilised lemmikud ja saavad igal juhul kingituse. Kust võis noor piilur, kes alles esimesi päevi vaatlejana väljas, seda teada? Väikese sõrmeliigutusega on kõik miinusmärgid arvutist pühitud. Kuna veel pole hilja, läheb Matu kalamajja ja Kristiine linnaossa tagasi ning hindab neid, kellele päkapikkude nõudmised on jõukohased. Kui ta aga aknast beebit märkab, imetleb teda just nii kaua, kui süda lustib. Lihtsalt oma lõpuks. Üks nõrkus võib ju päkapikulgi olla. Muidugi ei oska ju beebid veel hambaid pesta ja need ei saakski oma mänguasju koristada, sest nad ei oska veel ju kõndidagi. Pese sina aga oma hambad hästi hoolega ära ja korja igal õhtul ka mänguasjad oma kasti või korvi, eks? Sest kui piilur päkapikud sinu tuppa hiilivad ja tahavad sulle jõulusussi sisse mõne kommi või mandarini tuua, on neil väga tore pimedas hiilida. Muidu võib mõne terava mänguasja peale astuda ja see on oi, kui valus. Oleme siis kokku leppinud, et sa korjad kõik oma mänguasjad ilusasti kokku igal õhtul. Tulen sulle varsti jälle külla, nii kauaks aga nägemist!